Lähme Jumala sõna juurde ja võtame edasi Jumala ravimit. Amen. Palvetame ühe hetke, enne kui me lähme selle õpetuse juurde. Isa, ma tänan, et sinu ligiolu on siin paigas. Isa, et su sõna on meile õpetuseks, julgustuseks, ka vaja ka manitsuseks. Isa, ma tänan, et kui me sinu sõnast kinni haarame, siis me näeme samu tulemusi, mida nägid need inimesed, kes haarasid sinu sõnast kinni. Isa, ma tänan, et usk saab ehitada inimeste südametesse ja isa, et me näeme selle tulemusel ka tervenemisi, elu muudatusi. Tänu sulle, isa, selle eest Jeesuse nimel, mida sa teed. Amen. Nii, ma lähen täna sihukese teema juurde, mida ma kindlasti käsitlen päris mitmeid kordi ja hakkan rääkima usust. Usust siis seoses tervenemisega. Ja teeme lahti kohe ühe kirjakoha Mattuse evangeeliumi 9. peatükis ja 27. salmist, Mattuse 9:27. Ma arvan, et kui sa oled lugenud erinevaid lugusid, kus siis Jeesus kedagi terveks teeb, siis sa võid näha, kuidas ta päris sageli ütleb neile sarnaseid fraase, näiteks nagu sinu usk on sind aidanud, sulle sündigu nii, nagu sina usud, või siis kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja meil on päris palju tegelikult viiteid piiblis sellele, et tervenemise juures on väga oluline ka inimese usk. Ja selles suhtes on tegelikult vahest inimestel päris vale arusaam ja see ongi tegelikult üks takistus ka, miks imed sageli ei juhtu. Ja vaatame Mattuse 9:27, ütleb, kui Jeesus sealt edasi läks, järgis teda 2 pimedat, karjudes ning öeldes, Taaveti poeg, halasta meie peale. Kui ta tuppa astus, tulid need pimedad tema juurde ja Jeesus ütles neile, kas te usute, et ma võin seda teha? Nemad ütlesid temale, jah, issand. Siis ta puudutas nende silmi ning ütles, teile sündigu teie usku mööda. Ja nende silmad avanesid ja Jeesus hoiatas neid kõvasti ning ütles, katsuge, et seda keegi ei saa teada, aga nemad läksid välja ja tegid tema kuulsaks kogu sellel maal. Nüüd, selles loos tuleb meil olla väga konkreetne. Alati on tark küsida, miks keegi inimene sai terveks? Miks see ime juhtus? Imed ei ole juhuslikud. Tervenemised ei ole juhuslikud, vaid me näeme sellel alati põhjused, miks need asjad sünnivad. Nüüd me näeme, et need 2 pimedat tulevad siis karjudes Jeesuse juurde ja nad kisendavad halasta meie peale. Nüüd, see on üks huvitav teema tegelikult piiblis uurida, seda sõna halastus, aga huvitav on see, et see seostub siin selles kontekstis tervenemisega. Tähendab seda, et Jumal, kui ta halastab kellegi peale, siis sellega käib ka tervenemine kaasas. Nüüd halastus on midagi sellist, mida inimesed välja ei teeni. See ei ole midagi sellist, mida sa saad sellepärast, et sa olid tubli, sa käitusid kenasti, vaid halastus on just see, mida inimene ei teeni välja, mida ta ei ole välja teeninud, mis talle nagu tema tegude tõttu ei kuuluks. See on kingitus. Ja sellega on sageli kaasas, kui vaja ka andestus, kui inimene on midagi valesti teinud. Ja me näeme, siin nad ei ütle, et me oleme sedasi teinud ja me sedasi elanud, sellepärast tee meid terveks. Vaid nad ütlevad, halasta meie peale. Ja me näeme, kuidas halastus ja tervenemine on piiblis väga sageli tegelikult koos. Sa võid näha väga paljusid inimesi, kes Jeesuse juurde tulevad just sarnast fraasi ütlemas. Halasta meie peale. Me näeme Bartimeust, viimane Bartimeus hüüab samamoodi, Jeesus Taaveti poeg, halasta meie peale. Või halasta minu peale tähendab siis. Ja siis me näeme, et Jeesus ei jää kohe isegi seisma nende juures, vaid ta astub tuppa ja need pimed tulevad tema juurde. Me näeme seda, et Jeesus teadlikult testib inimeste järeleandmatust. Nüüd see on üks asi, millega me peame alati arvestama. Tervenemisimed ei pruugi meile tulla väga lihtsalt ja kergelt. Et nagu öeldakse, lihtsalt kandiku peale antakse meile kätte ja see lihtsalt sünnib. Vaid sageli meid testitakse, kas me oleme järeleandmatud. Kas me oleme otsustanud tõesti, et me tahame seda saada. Nüüd, miks see vajalik on? Sellepärast, et tegelikult usk ongi järeleandmatu.
ja see on selle jaoks, et meil tuleb õppida kasutama usku. Ja sageli need probleemid või takistused, mis on tervenemise tee peal ees, need ongi selle jaoks, et me usku hakkaksime kasutama ja jõuaksime tulemusteni. Nüüd saame aru, Jumal ei pane neid takistusi meie tee peal ette, need on erinevatest eluolukordest ja asjadest tingitud, aga me näeme, ta laseb meil neist läbi minna, sest me peame puutuma elus kokku takistuste ja barjääridega, mis meil tuleb võita oma usu läbi. Ja nüüd, kui need mehed jõuavad sinna Jeesuse juurde, siis peame meeles, tegemist oli pimedatega. Nad pidid kuidagi jõudma sinna Jeesuse juurde. Kas pole nii? Arvatavasti siis kas keegi talutas, mingil kombel neid kas aidati või nad kuidagi nii-öelda kompasid või tulid kellegi teiste häälste järgi, me täpselt ei tea, siin ei ole seda kirjeldatud, aga kuidagi nad tulid kohale sinna. Ja Jeesus ei teinud neile tervenemist lihtsaks. Me oleme vahest liiga harjunud sellise inimkeskse mõtlemisega, mitte see, et me ei peaks hoolima inimestest, aga me mõtleme seda, et me teeme inimestele heateo, kui me kogu aeg üritame neile vastu tulla, aga tegelikult sageli me võime tekitada neile probleeme, et nad ei hakka oma usku kasutama, kui neil kõik on lihtsaks tehtud. Et pastor küll teab, et mul on probleemid, miks ta mu käest ei tule küsima, kas ma võiksin su eest paluda? Väga levinud mõttelaad tegelikult. Et pastor ju on kuulnud kindlasti, ma ju kuskil mainisin, et mul on probleemid. Kas sa märkad, Jeesus ei läinud nende juurde, et kas ma võiksin teie eest paluda? Kas te tahaksite terveks saada? Mitte sellepärast ei olnud küsimus, et ta ei hoolinud neist, aga iva oli selles, et nende usk oli see, mis tõi neile tervenemise. Ja see ongi sama põhjus, miks ta seda teeb sellisel kombel, et ta nagu öeldakse, isegi nagu ei anna järgi kohe, vaid ta lihtsalt ta läheb oma teekonnal edasi ja tahab näha, kas nad tegelikult tahavad seda saada. Ja siis ta küsib nende käest, kas te usute, et ma võin seda teha? Kas sa märkad, siin ei ole küsimus selles, et kas Jeesus tahab seda teha. See teema on tegelikult piiblis juba läbi käinud ja nad peavad olema sellega kursis juba. Seda, et Jumal tahab neid terveks teha. Ja see ei olnud see küsimus ainult, praegu mis siin üles kerkis. Muidugi samas see ilmselgelt nad peaksid ka uskuma seda, et ta tahab seda teha ka muidugi. Aga ta ütleb, et ma võin seda teha. Ja kui sa märkad, rõhuasetuse on pandud, kas te usute, et ma võin seda teha. Nüüd vahest mõndele inimestele ei meeldi see, et nagu mõni ütleb, aga seda paned inimestele surve peale, et nemad peavad uskuma, et nende usu pärast midagi sünnib. Nüüd me peame nägema selles, tegelikult see on võimalus, mitte surve panemine. Mõne mõtlevad, aga see ongi see, inimesed näevad ennast läbi kukkujana, kellegina, kellel kunagi pole usku, kes kunagi millegi hakkama ei saa, aga Jumal ei ole loonud meid sellisteks läbikukkujateks, kellel kunagi pole usku ja kes kunagi millegi hakkama ei saa. Ja kui sellisest lähtekohast inimesed seda loevad, siis nemad mõtlevadki kogu aeg, mina pean uskuma või kui minu usust sõltub, mis mina ei saa midagi ju teha. Sinul võib olla usk ja sina võid saada tulemused ja sulle tuleb usk, kui sa võtad Jumala sõna ja uurid seda. Me ei peaks suhtuma sellesse kui ühe läbikukkuja ja mentaliteediga. Siis sellised inimesed just mõtlevadki, et see on, kui nad mõtlevad endast kui läbikukkuja, siis nad mõtlevadki, et neil pannakse nüüd survet peal, neid oodatakse, et nad usuksid. Samas kui piibel õpetab, kuidas uskuda, õpetab, kuidas usku saada ja õpetab, kuidas usku kasvatada. Siis nagu öeldakse, miks mitte seda teha? Kui sa oleksid, ma just hiljuti vaatasin, meil uudistes jooksis läbi, üks Eesti mees sai, ma ei tea, kas ta sai 5. koha, ma ei ole nüüd täpne küll spordi nendes detailides, aga nii-öelda tõstis kangi, vist oli surumine oli selle asja nimi, ja üle 200 kilo, sellist oli üle 250 kilo tõstis üles käte peale, ma mõtlesin, et ma arvan, et ma ei suuda seda maas isegi veeretada võib-olla korralikult. Tema tõstab selle üles veel sirgete käte peale ka veel. Nüüd, kust tuli niisugune jõud? Treenimisest, järjepidevast treenimisest, järjepidevast regulaarsest treenimisest, mis on kestnud juba aastate viisi. Me võime öelda, et ma ei suuda niisugust kaalu kunagi tõsta. Kui sa tahaksid ja treeniksid ennast, siis sa võiksid kunagi seda tõsta. Võib-olla naiste jaoks on see liiga palju, aga ütleme, ma arvan, et meesterahvaste puhul me näeme, et on see võimalik, kui ma räägin sellistest kilogrammidest. Aga naistel on ka tegelikult tõstmine olemas, neil on ka omad nii-öelda rekordid ja suurused, mis on ilmselgelt päris süüratud.
aga sellegipoolest nii-öelda see on regulaarse treenimise küsimus, kui me räägime füüsilistest asjadest. Samamoodi on ka üleloomulikult siis usuga, et see on ka regulaarse treenimise küsimus. See, et me võime kasvatada oma usku ja jõuda nendesse kohtadesse, et meie usu tõttu mingid asjad sünnivad. Ja mitte lihtsalt öelda, et ma ei saa, ma ei suuda, ma ei saa hakkama. See on üks inimene, kes istub kangi kõrval ja ütleb, oi, ma ei suuda seda tõsta, pane alguses vähem peale. Ja küll sa õpid seda tõstma ja küll sa hakkad seda tõstma ja alguses ma mäletan, ma olen natukene jõusaalis käinud, ma ei ole selle küll siiamaani väga järjekindlalt jätkanud, aga kui ma esimesed korrad läksin sinna jõusaali, ma panin mingisugune 45 kilo vist eest nii-öelda rinna pealt üles tõstmisel peale. Ja see oli enam-vähem paras minu jaoks tol hetkel. Ja siis, kui ma seda tegema hakkasin, seda treeningut ja tolle ma tegin seda isegi suhteliselt regulaarselt ja ma hakkasin järjest lisama juurde. Jõudsin 50-ni, just jõudsin 55-ni isegi, räätamas ma kaugemale jõudsin, aga selles mõttes mingisugune kasv oli selles suhtes. Ja see oli see, et nagu see käib ju seeriate kaupa, see ei olnud ainult üks kord üles tõstmise küsimus, vaid see oli nagu regulaarselt 3 korda 10 ja siis nagu nii-öelda iga 10 vahel puhkad ja siis järgmine kord teed jälle uuesti seda. Ja see on sama niisugune regulaarne treenimine ja sedasi see jõuad rohkem. Ja kui ma oleks edasi jätkanud, ma oleks võinud ka vabalt 100 kiloni jõuda. Aga see ongi sama, see on treenimise küsimus. Usuga on ka samamoodi, see on treenimise küsimus. Me ei peaks ütlema, ma ei suuda, ma ei saa hakkama, mina ei saa uskuda, kuidas minul võiks niisugune usk olla. Võib küll olla. Kui nendel oli selline usk ja nemad said terveks, siis võib ka sinul olla samasugune usk. Ja sina võid samamoodi terveks saada, kui vaja on terveks saada. Sest et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Kui need 2 pimedat, neil võis olla usk, et saada oma nägemine tagasi. Ja vahest me ütleme seda, et kõik asjad peaksid nagu imed peaksid vaimuandide kaudu sündima, lihtsalt, et Jumal tuleb ja suveräänselt lihtsalt sekkub ja kingib meile midagi. Me näeme, et inimesed said pimedast nägijaks oma usu läbi. Nüüd me ei tea täpselt, millest oli see tingitud nende, see, et nad pimedad olid, aga ilmselgelt pidi olema siin tegemist loova imega. Siis kas need silmanärvid tulid uuesti luua, vahest mõnes situatsioonis mõni inimene, kes on pimedal, ei olegi üldse nii-öelda siis silmamustasid või mis iganes erinevaid asju. Väga olulised asjad on puudu. Jumal pidi looma midagi tema silmades. Nii et selles mõttes see pidi ka hämmastav ime olema, see sündis puhtalt nende usu läbi. Kas pole nii on siin öeldud? Ja ütlebki, kas te usute, et ma võin seda teha? Nemad ütlesid temale, jah, issand. Nüüd see sama fraas, jah, issand, see põhjustab seda, et see sünnib ka see ime. Ütleb, siis ta puudutas nende silmi ning ütles, teile sündigu teie usku mööda. Kui Jeesus nii ütles, siis see nii ka on. Jumal ei tee vahet isikute vahel, kui nemad said oma usku mööda või vastavalt nende usule, võiks siis tõlkida teistmoodi seda fraasi, vastavalt nende usule selle ime, siis saame ka meie vastavalt meie usule selle ime, mis meil vaja on. Amen. Sulle võib sündida siis see, ja ta ütleb, et teile sündigu teie usku mööda. Nüüd me peame ausalt esitama siin küsimuse, miks need 2 pimedat said nägijateks. Vastavalt sellele loole on see sellepärast, et nemad uskusid. Nüüd vahest inimesed ütlevad, no see, et ime sünniks, eks see sõltub ikka Jumalast. Et kas Jumal tahab mind terveks teha või ma ei tea, millal Jumal tahab mind terveks teha ja millal see sündib, ega meie ei saa Jumalat ju suunata ja Jumalat käskida. See kõlavad väga vaimulikult need asjad jutud. Ja me ei saa ilmselgelt Jumalat käskida, aga me võime selles kindlad olla, et Jumal ei valeta. Ja see ei sõltu Jumalast, kas sina saad terveks, sest Jumal on juba kõik teinud. Selles mõttes, et see tervenemine ei ole midagi sellist, mida me peame, nagu öeldakse, taevast välja manguma või kuidagi välja teenima või kuidagi kätte saama selles mõttes, et nagu seda ei oleks kätte võimalik saada. Vaid meil on vaja seda usu läbi vastu võtta. Ja see tervenemine sõltub sellest, kas meie usume või kas me ei usu. Kas nii otse koheselt tohibki öelda. Ja inimesed kardavad seda hirmsalt kohe. Et kui keegi niimoodi jutlustab või keegi niimoodi ütleb, oi, kas me ikka võime päris nii öelda, et see sõltub sinu usust. Aga see on ikkagi ju, et kui me palume, et kui Jumal, kui sa tahad, siis tee ja see ei ole see, mida nemad tegid.
Nad ei küsinud, et Jeesus, kui sa tahad, siis tee meid terveks ja me ei tea ju, kas sa tahad. Mingit sellist juttu ei ole. Ta küsib nende käest, kas te usute, et ma võin seda teha. Nad ütlevad jah, issand, ja ta ütleb neile, teile sündigu nii, nagu te usute. Te usute, et mina võin seda teha ja see sünnibki teile. Ja see sündis neile sellepärast, et nemad seda uskusid. Me näeme seda, et jäme ots oli nende kahe pimeda mehe käes. Ja see on see, millest me peame aru saama, kui me räägime tervenemisest, et see jäme ots on meie käes. Et see ei ole see, et nagu me üritame, nagu öeldakse, Jumalat ja taevast veenda, et meil oleks vaja ikka seda tervenemist ja see oleks kasulik ja meil on raske ja meil on halb tunne selle haigusega ja igasuguseid põhjuseid Jumalale seletada. Ja see ei ole üldse see põhjus, mille pärast me terveks saame. Jumal teab, et sul on halb olla selle haiguse, kui sa peaks olema haige. Jumal teab, et see võib-olla on valus ja see häirib sinu elu ja igast asju, ta teab kõiki neid asju. Aga terveks saad sa oma usu läbi, mitte selle läbi, et sul on paha olla. See kõlab ju jämedalt kuidagi. Kas siis Jumalalt ei huvita see, et mul paha olla? Jumal on täis kaastunnet ja sellepärast ta on ütelnud, et sa võid selle usu läbi kätte saada. Amen. Ja sa võid selle kätte saada, selle ime. Ja kas märkad, jällegi me ei tea täpselt, kui palju oli sellest ajast saadik, kui nad olid kuulnud Jeesusest, kui nad nagu hüüavad talle, Jeesus Taaveti poeg halasta meie peale, siis on sellega põhjus, miks nad nii hüüavad. Nad on kuskilt kuulnud temast, et kui tema halastab inimeste peale, siis nad saavad terveks. Ja see Taaveti poeg, see tegelikult see väljend viitab sellele, et nad uskusid, et ta on ka Messias. Sa võid natuke uurida Vanas Testamendis, keda nad nimetavad Taaveti pojaks. See on just see sama, kelle nimetatakse ka Messiaks. Nüüd nad olid kuskil seda kuulnud ja neil oli tulnud sellesse usk ja nüüd nad nägid, et see on nende võimalus terveks saada. Ja said aru sellest, et see sõltub nende usust. Nüüd, kus nad said sellest aru, keegi pidi seda sellisel kujul julgelt jutlustama ja rääkima, et see sõltub nende usust. Tänasel päeval, kui me jätame selle rääkimata ja ütleme, et äkki keegi tunneb pahasti ja äkki pahandab keegi selle peale, et me nii julgelt usust õpetame ja ütleme, et sinu usust see sõltub. Ja siis inimesed jäävadki ilma selle pärast oma imenitest. Ma olen tänasel päeval või selles mõttes selles ajastus, kus juba on Jeesuse surmast üles tõusmisest juba peaaegu ligi 2000 aastat näinud, mitte küll väga värskeid videosid, aga videosid, kus inimesed saavad täpselt samamoodi terveks täiesti hämmastavatest imedest. Kus nad saavad terveks imedest, mis nagu öeldaks, või haigustest, mis inimesed ütlevad, et see on ravimatu. Samamoodi isegi vähkkasvajad, nende inimeste usu läbi kaovad nende inimeste ihust. Kus lausa liigesed või luud kasvavad nende inimeste ihudesse seal samas, kui nad usuvad. Amen. Ja siin ei ole nagu öeldakse mingit piirangut Jumal. Küsimus on selles, mida meie oleme valmis uskuma. Ja kui keegi julgeb seda sellisel viisil jutlustada, siis sellisel viisil hakkavad ka imed toimuma. Ja kui inimesed kardavad seda ja julge sellest rääkida, ütlevad, oi tea, kas me võime ikka niimoodi usust rääkida, meil nimetatakse äkki usuhulludeks või meid peetakse neid jälle nendeks usufanaatikuteks ja mida iganes. Arvesta sellega, kui sa tahad koos Jumalaga käia, siis neid, kes on Jumala kartlikud, neid kiusatakse taga. Ja kõige kurvem on vahest see, et see tagakius ei tulegi alati mitte maailmast ja kuradi poolt kõige esimesena, vahest tuleb just nende poolt, kes on kaaskristlased. Nüüd samas meie ülesanne ei ole kellelegi vastu sõdima hakata, kedagi vastu ründama hakata, see on üks tarkus, et kui keegi tuleb sinuga vaidlema endest teemadest, siis ära ründa neid inimesi. Kui ta on armastuses valmis kuulama sinu seletusi, siis muidugi selgita talle. Aga kui ta on sükse nagu ründava hoiakuga, siis sageli ei ole sel mõtet isegi. Lihtsalt õnnista teda ja usu, et Jumal avab tema silmad ja anna talle võimalust, et ta võiks kuulata Jumala sõna. Kui ta tahab seda edasi kuulata, ta kuulab. Kui ta ei taha seda kuulata, siis pole midagi teha. Et selles mõttes me ei pea hakkama lihalikult sõdima vahest inimeste, kellele võib-olla mõningad asjad ei meeldi, mida me oleme näinud, mis on Jumala sõnas. Ja see küsimus oli see, mida meie õpetame. See on see, mida Jeesus õpetab. Amen. Jeesus õpetab siin, et nemad said terveks vastavalt sellele, et nemad uskusid. Nad said nägijaks. Ime sündis sellendele nende usku mööda või vastavalt nende usule. Amen. Ja ütleb, need silmad avanesid siis.
Jeesus siin selles situatsioonis ta hoiatab, et nad ei räägiks seda kuskil, me näeme mõndes situatsioonides Jeesus seda teeb ja mõndes situatsioonides ta saadab just, ütleb, et minge rääkige kõikidele. Nüüd, miks see nii on, sellepärast, et erinevates situatsioonides on olukorrad erinevad ja selles situatsioonis arvatavasti see takistas tema liikumist ja tema tegevust. Et inimesed nagu seal lihtsalt ainult võib-olla põnevuse ja huvi pärast tulid kohale, aga nad võib-olla ei tulnud alati usus kohale. Et see on võib-olla erinevaid põhjuseid, miks ta seda vahest ütleb ja mõnes situatsioonis ütleb vastupidi jälle eest. Aga Jumala sõna me peame alati kuulutama, aga mõnes situatsioonis Jumal võib juhtida meid natukene teistmoodi või mingisugusel muul hetkel või teisel viisil asju esitama. Et selles mõttes see on üks tarkus. Lähme Markuse evangeeliumi 9. peatükki. Niisiis me näeme, et see sündis neile nende usku mööda, siis nendele kahele pimedale. Vaata, mis siin juhtus. Markus 9.14. Ütleb, ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevalt nendega. Ja kohe, kui rahva hulk teda nägi, kohkusid kõik ja jooksid temale vastu ning teretasid teda. Ja ta küsis nendelt, miks te vaidlete nendega? Siis vastas keegi rahva seast, õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja kus ta iganes tuleb temale kallale, kisub ta teda ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Aga tema vastas neile ja ütles, sina uskmatu tõug, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama, tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta tema juurde. Ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Ja küsis tema isalt, kui kaua aega see on temal olnud. Tema vastas lapsest saadik. See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette pisanud, et teda hukata. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa hüüdis seda maid ning ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Aga nähes, et rahvas ikka rohkem kokku jooksis, sõitles Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale, sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus. Ja poiss jäi otse kui surnuks, nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud. Kuid Jeesus hakkas ta käest kinni ja tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Ja kui ta koju tuli, küsisid ta jüngrid temalt ise päinis. Miks me ei võinud teda välja ajada? Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna, kui vaid palvega. Nüüd vaatame, et kõigepealt see mees toob siis oma kurjast vaimust vaevatud lapse jüngrite juurde, et nemad ta terveks teeksid. Ja me näeme, et jüngrid ei suuda seda situatsiooni viia sellesse kohta, et see poiss saaks vabaks. Nüüd üks mõte siin selles puhus. Kui keegi sinu eest palub või kellegi eest palutakse ja see inimene ei saa terveks või ei saa vabaks, see ei tähenda seda, et Jumal ei taha teda terveks teha. See on üks väga oluline fakt tegelikult. On väga palju inimesi, kes järeldavad seda, et kui nende eest paluti ja kui nad ei saanud tulemusi, siis järelikult Jumal vist ei tahtnud teda terveks teha. Kas sa märkad siin selles situatsioonis, see ei olnud nii. Jeesus lausa adresseeris seda ja me näeme, et see poiss saab terveks. See ei olnud Jumala tahe, või selles situatsioonis, et Jumal ei tahtnud. Ja see, et tema eest paluti isegi, või nad midagi üritasid siin teha ja tulemusi ei saanud, ei tähendanud seda, et Jumal ei tahtnud teda vabaks teha või terveks teha. Et see, et mõni inimene ei saa tulemusi, kui tema eest palutakse, ei tähenda seda, et Jumal ei taha teda terveks teha. Ja see on üks väga oluline fakt, vahest inimesed seostavad selle oma kogemuse või oma palve sellega, mis Jumal tahab või mis Jumal ei taha. Me ei näe palve tulemustest seda, kas Jumal tahtis seda või ei tahtnud. Me peame kõigepealt kindlaks tegema Jumala sõnast, mida Jumal tahab. Ja kui me oleme selle teada saanud Jumala sõnast, siis me hakkame paluma
Ja seal on ka väga oluline teine küsimus, millest tuleb siin samas loos välja, meil on vaja palve juures ka uskuda, et me seda saame, mida me palume. Sest mõni ütleb, et tead, me palusime selle inimese eest või tema tervise pärast ja võtta, mitte midagi ei juhtunud. Ma ei tea, kas Jumal tahab keda nüüd terveks teha või ega ta vist Jumal ei tahtnud terveks teha. Me ei tee järeldusi sellest, mis me saime palve tulemusel või ei saanud. Kui me ei saanud tulemusi, siis probleem ei ole selles, et Jumal ei taha terveks teha. Sest Jumal on oma sõnas öelnud, ta tahab terveks teha. Vaid asi on selles, et midagi on vaja nüüd siin allpool korda seada. Ja me näeme siin, Jeesus sellega just tegeleski, et ta seadis selle korda, et see asi saaks tehtud õieti. Ja et see simja võiks sündida. Amen. Ja märkame, see küsimus ei olnud ainult selles, et jüngrid ei suutnud seda kurja vaimu välja ajada. Kas sa märkad kohe siin selles loos, me näeme, see ei olnud ainult jüngrite küsimus, vaid see oli selle küsimus, kas see mees usub, et ta võib vabaks saada see laps. Vaatame kohe, mis seda ütleb siin. See poiss tuuakse siis Jeesuse juurde, ta ütleb, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama, tooge ta minu juurde. Ja tõid tema juurde siis. Ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Nüüd üks tarkus muidugi, kui sa ise peaks kunagi teenima mõnda inimest, kes on kurjast vaimust seotud. Ära ole kunagi häiritud ühestki välisest ilmingust. Järgi oma südant. Ära suuna isegi oma tähelepanu, oma silmasid sellele, mis seal toimus. Kujuta ette, selle kirjelduse järgi me näeme siin, et see vaim raputab seda poissi ja kukub maa peale ja aeleb ja ajab vahtu. Kujuta ette, seal poiss on maas, ta vingerdab seal maast, ajab vahtu suust välja ja sel samal ajal, mida teeb Jeesus? Ta hakkab küsitlema isa. Nüüd inimlik, jällegi see inimkeskne mõtlemine on see, et nüüd me peame poisi juurde minema, oi, mis tal juhtus, oi, mis nüüd saame teha, saad aru? Ja see ei ole usk. Vaid tal on vaja, nagu öeldakse, sest et oluline on see, et alati lapsed, eriti kui on alaealised lapsed, kes on nii-öelda, kes ei ole veel ise valmis uskuma ja tema puhul veel eriti selle situatsiooni tõttu, et ta ei saanudki uskuda. See tema vabanemine või tema tervenemine sõltub tema vanemate usust. Või siis selles situatsioonis tema isa usust, siis, kuna isa on selles kohas kohal. Ja sellepärast tal oli vaja tegeleda mitte hetkel veel selle lapsega, vaid tal oli vaja tegeleda isaga, et isa võiks uskuda. Ja olla kindel selles, et isa on uskumas ja siis me saame, see poiss võiks vabaks saada. Sest muidu oleks võinud ta sellesse asja jääda sinna ja selle oleks võinud veel maas aeleda ja see haiguse hoog oleks võinud tema üle olla. Saame aru nüüd, üks tarkus veel muidugi. Vahest meil inimesed, kui nad näevad selliseid just haiguse hoogusid ja sellist tüüpi väga nii-öelda ebamugavat pilti või midagi sellist kõrvalt, siis nad mõtlevad kohe, et see on kindlasti kuri vaim. Nüüd, üks asi on see, et me alati ei pruugi teada seda, või selles mõttes, et me ei või kindlalt öelda, et see on alati kuri vaim. Me peame seda püha vaimu õhutusel või juhtimisel teadma, et see on kuri vaim. Ja kui me teame, et see on, siis me ajame ta välja. Muidu me ei tee seda umbes sellepärast, et vaata, kui veidralt ta käitub. On vahest mõned inimesed, kes käituvad lihtsalt teadlikult veidralt. Ja vahest neil tuleb öelda, nii-öelda, et lõpeta ära ja koputada talle kuskile kas pea pihta või õla pihta, mis iganes öelda, et lõpeta ära see jantimine. Ja mõned inimesed teevad niisuguseid asju meelega. Et selle puhul muidugi me saame aru, et see ei olnud mingi meelega tegemine. Nüüd aga me näeme, see poiss on seal maas ja sel ajal Jeesus räägib siis selle mehega ja küsib tema käest siis. Ja Jeesus küsis tema isalt, kui kaua aega see on temal olnud. Tema vastas lapsest saadik. Nüüd me näeme, ta on suhtlema seda, mitte ei ürita ära tabada nüüd, kui ta on hästi kaua olnud, siis on päris raske seda välja saada. See on rumalus. Olgu ta kaua või olgu ta vähe või mis iganes, see on meie usu küsimus. Ütleb lapsest siis saadik, see on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata. Me näeme, et ka kui kuri vaim on tegutsemas, siis väga sageli just tema taotlus on inimest surmata, tuua surma, nii-öelda sõna otseses mõttes, ka füüsilises mõttes. Aga siis tema vastas, siis vaatame, see on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata.
nüüd vaata, mis selle isa ütleb. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Me näeme, selle isa aga oluline küsimus on, kui sina kuidagi võid. Tähendab seda, et ta lükkab selle asja nagu Jeesuse peale. Kui sina saad meid aidata, siis aita meid. Sa ju näed, kui raske olukord see on, aita meid. Vahest inimesed lähevad ka Jumala ette. Jumal, sa näed, kui raske olukord, vaata, kui hirmus asi see on, aita meid. Mida vastab Jeesus? Aga Jeesus ütles temale, kas sa märkad, sõna on aga öeldud. Kui on öeldud aga piiblis, siis sellega on põhjusel, järelikult siin ta toob ühe nagu vastandumise sellele eelnevale. Kas pole nii? Aga alati viitab sellele, et ta ei päris ei nõustu sellega, vaid ta nüüd ta toob midagi välja ja ütleb, aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Nii siis kontekstis ja sõnastuses ta esitab küsimuse. See mees nii-öelda üritab selle lükata Jeesuse peale, et kui sa võid aidata. Et see sõltub sinu väest, sinu suutmisest, sinu nii-öelda võimekusest seda teha. Aga Jeesus ütleb, ei, see ei sõltu minu võimekusest, see ei sõltu minu suutlikkusest, vaid see sõltub sellest, kas sina otsustad uskuda. Ja tegelikult mitmed tõlked viitavadki just sellele samale, et see ei sõltu sellest, kas mina võin, vaid see sõltub sellest, kas sina usud. Kas sina usud? Kõik on võimalik sellele, kes usub. Kui sina usud, siis su poiss saab vabaks. See on see, mida Jeesus ütles. Ja vahest inimesed jälle tänasel päeval ei julge sellisel kombel inimestele ütelda, kui nad tahavad terveks saada. Me paneme survet neile peale, et sina pead uskuma. Jeesus ütles, kui sina usud, siis sinu poiss saab terveks. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja kui sina otsustad uskuda, siis sinu poiss saab terveks. Ja mees haarab sellest kinni. Sama julge ootuse esitamine inimestele, et nad võiks uskuda, selles on midagi valet. Ja poisi isa hüüdis, kes sa märkad hüüdis, me näeme, et ta saab aru selle asja olulisusest, ta nagu väljendab seda ka emotsioonides, seda maid ning ütles, ma usun. Ta ütleb küll, aitam uskmatust, ta saab aru, et ta on küll kõikumas selles asjas, aga siiski ta otsustab uskuda. Nüüd saame aru üks asi veel. Usk on alati valik. Mõni ütleb, et seda ma küll ei saa uskuda. Kas teed seda, muuseas, see on vale. Ei ole midagi seda, mis Jumala sõna sulle tõotab või Jumala sõna lubab, mida sina ei saa uskuda. Vahest inimesed on harjunud tänu oma lisalt sellele kõnepruugile või sellele harjumusele, mismoodi ka inimesed, kes Jumalat ei tunnegi, räägivad ka sellised sarnaseid fraase ütlema, seda ma küll ei saa uskuda. Või seda on küll raske uskuda. Kas seda fraase ei ole piiblis olemas? Seda ei saa uskuda. Seda on raske uskuda. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja kõik, mida Jumala sõna on ütelnud, seda on võimalik uskuda. Milleks seda tõotus on antud, milleks on Jumala sõnas alus antud, seda sina võid uskuda. Ja usk on valiku küsimus. Aga, nagu ma ennem tõin välja, et usk on sellist midagi, mis kasvab, siis sa võib-olla täna ei ole veel valmis uskuma, see on teine asi. Amen? Valmis uskuda, see tähendab seda, et su usk võib-olla peab veel kasvama, su usk peab muutuma tugevamaks, kindlamaks, stabiilsemaks, aga sul on seda võimalik uskuda. Ja see hakkabki sellest samast peale, et sa ütled, ma otsustan uskuda. Ma otsustan uskuda, mida Jumala sõna ütles. Ma ei pruugi seda täiesti veel mõista, minu usk ei pruugi võib-olla veel täna olla nii tugev, kui ta peaks olema, aga siiski ma otsustan teha esimese sammu, ma otsustan uskuda, ma otsustan liikuda selle eesmärgi suunas. Ja siin ta ütleb, Jeesus siis ütleb, peame meeles seda fraasi, sa ütled, kui sa võid. Niisiis me näeme, ta esitab välja kutse selle mehe fraasile. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale mees ning aita meid. Ja me näeme, see, kas ta saab abi, ei sõltu sellest, et lihtsalt Jeesus tahab ja Jeesus suudab teda aidata, vaid see sõltub sellest, et tema usub. See on tore, et me usume, et Jumal tahab meid terveks teha, see on vajalik usk. Ja see on tore, et me usume, et Jumal suudab meid terveks teha. Ma arvan, seda me ei peaks kahtlemagi üldse. Aga iva on selles, kas meie otsustame uskuda, et see saab meile.
et see saab meile, mida Jumal tahab meile teha. Ja ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Nüüd saame aru sellest kontekstist, meil meeldib vahest ka kristlastele seda fraasi hästi palju korutada. See kõik ei tähenda mida iganes kõike, aga see tähendab kõike, mida Jumala sõna on ütelnud ja mida Jumala sõna on tõotanud, see on võimalik. Aga tegelikult see, mida Jumala sõna on tõotanud, seda on väga palju. Seda on väga palju, seda on üllatavalt palju. Ja et vahel inimesed, nagu öeldakse, ei oska ka aimata, mida Jumala sõna neile lubab ja tõotab. Ja seda, mida Jumala sõna meile ei luba või tõota, seda on suhteliselt vähe. Kindlasti on asju, mida Jumala sõna meile ei luba ja mida ei tõota meile, aga see kõik, kui sa leiad Jumala sõna, seal ei pruugi olla, saame aru, kõik üksik nii-öelda haigusi ja erinevaid haiguste tüüpe ei ole ilmselgelt piiblis lahti loetud. Aga meil on olemas Vanas Testamendis kirjakohad, mis ütlevad, mis iganes ka haigused veel, mis viitavad nii-öelda mida iganes haigustele, mis iganes ümberringi eksisteerivadki veel, mida tol ajal nii-öelda ei olnud üldse nii-öelda kas olemas või avastatud, mis iganes kombel see siis oli, aga need loetakse ikka selle sekka. Amen. Niisiis, Jumal tahab terveks teha, mis iganes laadi haigus või puue või mida iganes moodi, see võib olla kaasa sündinud asi, Jumal tahab nendest asjadest terveks teha. Ja seesama kõik käib siin alla. Ja kõik on võimalik sellele, kes usub. Kui sina otsustad valida selle, et sa usud, siis see on sulle võimalik. Kui sa otsustad valida, et sa ei usu, siis see ei ole sulle võimalik. Kui sa usud, siis sa saad, ja kui sa ei usu, siis sa ei saa. Kas nii blangilt tohib. Aga nii me näeme, see on see, mida siin kirjutatakse. Samas meil tasub meeles pidada, me ei tohi lasta kunagi hukka mõistul ja süütundel ennast juhtida elus. Mina ei saa ja mina ei kõlba millekski ja mina olen nii vilets ja mina olen nii nõrk ja mul on alati nii nõrk usk ja mina kuidagi ei suuda uskuda. Ja kui inimene, kes kogu aeg seda korutab enda kohta ja loob enda elus selle samasuguse uskmatuse ja läbikukku ja mentaliteedi, siis see inimene ei murra sellest välja ennen, kui ta hakkab midagi muud rääkima ja siis ka uskuma. Amen. Sest surm ja elu on sinu keele võimuses. Kui sina räägid, et ma suudan uskuda, minu usk kasvab ja mulle on kõik võimalik. Kõik, mida Jumala sõna on mulle tõotanud, see on mulle võimalik ja see võib sündida mulle. Ma võin selle suunas kasvada ja edasi liikuda ja jõuda nende eesmärkidele, mis Jumal tahab, et ma võiksin saavutada ja kuhu ma võiksin jõuda. Ja mulle on see võimalik, sest Jumal ütles, et kõik on võimalik, siis järelikult on kõik võimalik. Ja mina otsustan uskuda. Amen. Ja me näeme, poisi isa hüüab seda ja nüüd rahvas hakkab selle kokku tulema 25, aga nähes, et rahvas ikka rohkem kokku jooksis ja ütles Jeesus rõvedat vaimu ja ütles temale sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Nüüd me näeme seda, et ka see kuri vaim lahkub, talle küll antakse käsklus, aga siiski selle isa usk oli vajalik, et see töötaks. Amen. Me näeme, kuidas need samad kaks asja, temapoolne usk ja siis see, kes oli Jumala sulaseks, siis Jeesuse poolt öeldud sõnad, et käskida see kurja vaimul lahkuda, nüüd need samad kaks liidetud ja nüüd see toimub. Amen. Siis ka isegi kurja vaim aetakse ka usu läbi välja, kui vaja. See ei käi katsetamise läbi, see ei käi proovimise läbi, sellepärast meil ongi vaja olla veendunud, et see on kuri vaim. Me ei katseta iga ühe peal, kes nagu veidralt käitub, et ei tea, kas on kuri vaim või ei ole kuri vaim, ajame välja või aja välja, mis iganes. Sa pead teadma, Jumala vaim ilmutab sulle, annab sulle selguse, see on kuri vaim ja siis vajata välja usu läbi. Ja samas saame aru, kui see inimene ise ole positsioonis, et midagi uskuda, siis keegi teine, kes selle asjaga seotud on, peaks ka oma usku kasutama, näiteks lapsevanemaga, siis ta peab kasutama oma usku. Amen. Niisiis, aga me näeme sen siis tegelikult mingis mõttes on see ka tervenemine. Saame aru, et kuri vaim väljati välja, aga samas see ka tervenemine, sest et ta lõpetas sellise käitumise ja et haiguse hood kadusid pärast seda. Siis see kisendas 26 ja raputas teda väga ja väljus. Ja poiss jäi otse kui surnuks nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud. Kuid Jeesus hakkas ta käest kinni, tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Ja kui ta koju tuli, küsisid ta jüngrid temalt isepäinis, miks me ei võinud teda välja ajada. Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna, kui vaid palvega. Nüüd saame aru,
sa küsid, kas ta palus praegu siin selle nii-öelda olukorra juures. Me ei näe selles situatsioonis, et Jeesus oleks palunud. Nüüd, miks ta ütleb siin, et sugu ei või teisiti välja minna, kui vaid palvega? Nüüd palve on midagi sellist, mis valmistab meid ette olukordadeks ja situatsioonideks, kus Jeesus teadis kõiki neid asju, mida selle isa käest küsida, kuidas leida üles seda tema usupositsioon. Jumala vaim oli see, kes teda juhatas selle juures ja ta leidis selle sama õige nõksu ülesse ja suutis selle mehe tuua kohta, et see mees võiks uskuda. Ja nüüd, kui ta uskus, sai ka kuri vaim välja aetud. Sest et see poiss sai vabaks tänu sellele mehe usule, mitte tänu sellele, et Jeesus suutis ta välja ajada. Aga me näeme, ta seob seda palvega, ilmselgelt see on see, et me teame, kus on see võti. Ja sageli ongi just need imed, on just see sama, et me leiame selle võtme, Jumala käest saadud võtme, kuidas tuua see inimene kohta, et ta võiks uskuda. Ja vahest see võib olla üllatavalt lihtne. Lihtsalt klõksti sa nii-öelda avad selle ukse võtmega piltlikult. Ja see sama ongi, need samad võtmed ongi just need samad asjad, mida sa küsid inimeste käest ja need inimesed oskavad leida üles selle positsiooni, kus nad on ja tuua nad selle kohta, kus nad äkki hakkavad uskuma ja näevad oma imet. Amen. Nii, vaatame Markuse evangeeliumi 5. peatükki. Kindlasti tuttav 25. salm. Esimeses loos, mis ma lugesin täna, oli fraas teile sündigu teie usku mööda. Teises loos oli kõik on võimalik sellele, kes usub. Nüüd tuleb järgmine lugu ja siit me leiame veel midagi. Jällegi hämmastaval kombel, mis on seotud usuga. Ütleb, ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seast tema selja taha ja puudutas ta kuube. Sest ta mõtles, kui ma aga puudutaksin tema riideid, saaksin ma terveks ja kohe kuivas tema vereläte ja tundis oma ihuvaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseeneses, et vägi temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis, kes puudutas mu riideid. Tema jüngrid ütlesid temale, sa näed, et rahvas rõhub su peale ja küsid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ning värises, sest ta teadis, mis temal oli sündinud. Ja tuli ning heitis maha tema ette ning ütles temale kogu tõe. Aga ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Nüüd me näeme, see naine rääkis Jeesusele tegelikult ilmselgelt selle sama loo, mida meile siingi kirjeldatakse. Et ta oli kuulnud Jeesusest, et hakkas mõtlema ja ütlema korduvalt, kui ma saaksin vaid puutuda Jeesuse kuube, siis ma saan terveks. Ja meeles siis see eestikeelne tõlge on natukene nüansi mõttes mitte väga hästi tõlgitud. Ta ütles, et ta mõtles ja ütles, kui ma aga puudutan tema riideid, saan ma terveks, oleks korrektne tõlge tegelikult. Ta räägib väga otsekoheseid, väga konkreetseid sõnu, ta ütleb, ma saaksin. Ta ei pane tingivat kõneviisi, vaid ta ütleb, kui ma puudutan, siis ma saan. Ja siis ta ütleb, ja me näeme, see sündis ja ta tuleb sealt Jeesuse juurde ja puudutab ta kuuge ja Jumala ja vägi lähtub temast ja see naine tunneb ennast, et ta saab terveks. Ja nüüd, kui Jeesus on selle lugu kuulnud, siis ta annab sellele loole hinnangu. Jeesus annab hinnangu ja saame aru, see on ka Jumala hinnang. Ja ütleb, tütar, sinu usk on sind aidanud. See sõna aidanud, siis me võime tõlkida ka terveks teinud. Põhimõtteliselt see tähendabki ju seda tegelikult, kui sa loed kontekstis nagu mõttes seda. Sinu usk on sind terveks teinud. Mis tegi selle naise terveks? Tema usk. Kes seda ütles? Jeesus ütles. Ja Jeesus ütleb, et tema räägib ainult seda, mida näeb isa ees ütlemas, ehk siis Jumal ütleb seda. Jumal ütles, sinu usk on sind terveks teinud. Inimesed ütlevad, no kui Jumal tahab, siis ta teeb ja kui ma ei tea, kui ta ei taha, siis ei sünni alati need asjad. Ei ütle seda. Ta ütleb, et sinu usk on see, mis sind on terveks teinud. See tähendab seda, et sellepärast, et tema uskus, sellepärast ta terveks sai.
ta ei too Jumala tahet siin üldse mängu mitte selles, et Jumala tahaks, vaid iva on selles, et see peab olema juba ennem kogu seda asja selgeks saadud, et Jumal tahab. Ja nüüd me näeme siin, et meil ei ole vaja enam küsima, see naine ei pidanud tulema Jeesuse juurde, Jeesus, et kuule, kas sa tahad mind terveks teha või ei taha terveks teha, kas täna on see tore päev, kus ma võiksin terveks saada või võib-olla ei ole ka, ma ei tea. Ja vahest need inimesed arvavadki, tegelikult nad niimoodi ei kujuta seda, aga võib-olla natukene veidike sarkastiliselt võrreldes, vaid inimesed näevad, et Jumal justkui on taevas istumas ja tal on üks kübarakene ja tal on seal kõigi haigete inimeste nimed. Ja siis see haige inimene tuleb sinna ja tahab, et äkki ma võiksin täna terveks saada ja siis Jumal pistab käe sinna kübarasse, tõmbab sealt nime välja ja vaatab, kuule, kahjuks sinu nime täna ei olnud siin, et tule järgmine kord tagasi. Aga siin on üks teine nimi, kus sa oled, oota, siin üks teine nimi, oota, sina saad, okei, võta sina. Ja tuleb järgmine inimene, siis ta pistab jälle käe kübarasse, võtab sealt selle nime välja, kahjuks sinu nime ka siin täna ei olnud, täna sina ei saa seda. See ei ole üks loterii, mida me teeme Jumala ees, vaid see sõltub meie usust, sest Jumal on kõik teinud selleks, et me võiksime terveks saada, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, ka vanas lepingus ütles Jumal, mina olen Jumal teie ravija, tema annab andeks kõik sinu pahateod, parandab kõik sinu vigadused ja kui sa otsustad uskuda, siis see saab sulle ka osaks. Nii et see, kas sinule ime sünnib, sõltub sinu usust, järelikult on vaja teha tööd, et see usk võiks olla kindel, tugev ja et sa tõesti seda ka teed ja usud. Amen. Kui täna veel ei ole tulemust tulnud, siis teeme tööd sellega, ehitame usku, kasvatame usku, loeme Jumala sõna, uurime Jumala sõna, et see usk võiks tulla. Amen. Ärme löö käega, mina ei suuda, mina ei saa, või seda mina küll ei saa uskuda. Kas tead seda, uskmatu Toomas ütles ka, mina ei usu ennem, kui ma ei saa katsuda ja ennem, kui ma ei saa puudutada. Ennem, kui ma ei näe midagi. Ja kas tead seda, see oli puhtalt tema valik. Tema otsustas, ma ei usu. Ja sina võid otsustada, ma usun. Nii et usk hakkab otsusest peale. Sa võid teha otsuse, ma usun. Sest Jumala sõna ütles nii, ma usun. Ja seda saab uskuda, seda on võimalik uskuda, sest et kõik on võimalik sellele, kes usub. Amen. Ja siin me näeme siis, see naine sai terveks sellepärast, et tema uskus. Amen. Nüüd siin üks asi, mis selle loo juures tasuks ka meeles pidada, on see, et vahetevahel inimesed mõtlevad seda ikkagi, et nagu saaks selle asja kuidagi nagu enda kaelast ära, et küll Jumal tuleb ja küll Jumal teeb võib-olla millalgi ja millal Jumal, me ju keegi ei saa öelda, millal Jumal peab seda tegema. Jumal ei peagi seda tegema. Ta on teinud selle juba. Me ei pea uskuma ja see sünnib meile. See ongi sama, et inimesed sageli üritavad selle lükata kogu aeg Jumala kaela. Jumal, millal sa teed ja millal sa sünnib ja millal see ima sünnib ja millal see ükskord toimub. Siin ei ole selles küsimus. Veritõbine naine ei mõtle niimoodi. Ma passiivselt ootan, mul on niisugune raske haigus ja vaata, kõik raha on otsa saanud ja elu on nii sassis sellest asjast ja ma olen ühe arsti juures käinud ja teise arsti juures ja vaata, kui raske olukord. Ma ei tea, millal Jumal mind teeb terveks. Ma ei tea, millal see võiks sündida. Ja ootab ja loodab, et äkki läheb kunagi paremaks, äkki ei lähe paremaks. Võtame, mis ma saan veel teha. Ma ei oska midagi teha. Ja seda aru, mitte midagi sellist ei ole. Ta võtab Jumala sõnast kinni. Ta teab, et Jeesuse peal on Jumala ligiolu. Jeesus oli rääkinud sellest, et issanda vaim on tema peal. Ta ütleb, et kui ma puudutan seda kuube, siis ma saan terveks. Ja ta võtab, nagu öeldakse, jämedu otsa enda kätte. Ta saab aru sellest, et see ime ei sõltu sellest, et mina pean lihtsalt ootama ja lootma, et äkki läheb paremaks, vaid mina saan midagi teha selleks, et see ime sünniks. Ja see on täiesti selles mõttes, et Jumal on andnud selle täiesti meie kätte. See, kas ime sünnib, ei sõltu enam Jumalast. Mis asja, sa tahad sellega öelda. Aga kas sa märkad, kui palju see sõltus Jumalast, et see veritõbine naine sai terveks? Ja Jumal andis väe. Aga kui keegi usub, siis Jumal on ennast, võin öelda just sihukese sõna, on ennast kohustanud tegema seda, mis ta oma sõnas on öelnud. Mitte meie ei kohusta teda, aga Jumal on ise ennast kohustanud. See tähendab, mis tähendab seda? Sellega, et ta on ütelnud, ma ei valeta, ma teen seda, mida ma teen või olen öelnud. Amen.
Et Jumal teeb seda, mis ta on öelnud. Et tema sõna on jah ja amen. Ta on ütelnud, ma ei saa valetada. Ja sellega ta on ennast kohustanud, kui sina usud tema sõna ja lähtud sellest Jumala sõnast, mis ta on tõotanud, siis ta seda ka teeb. Ja tegelikult see ime, mis sulle sünnib, ei sõltu enam Jumalast. See sõltub nüüd sellest, et mida sina teed. Sa ütled, ma olen nii surve alla selle pärast. Tule välja. Tule välja selle surve alt. See on jäme ots on sinu käes. Miks sa pead olema surve käes? Kujuta ette, sul on antud nii-öelda jäme ots nii-öelda kätte. Jäme ots tähendab seda, et see hoiab, seda on hea kinni hoida. Öeldud, et palun tõmba sellest. Ja kui sa tõmbad, siis see ime tuleb sulle. Oi, mina ei suuda, mina ei saa, see on nii raske. Võta sellest jämedast otsast kinni ja tõmba. Oi, ma ei suuda, see on nii raske. See ongi see, mida tegelikult tehniliselt inimesed teevad. Neil on antud võimalus, neil on printsiibid ja nad on petetud kogu aeg sellega, et oi, mina ei saa, see on nii raske ja see on nii keeruline ja see on nii võimatuna tunduv ja see on nii sada vabandust. Ja kõik need lähtuvad inimeste kogemustest, inimeste hirmudest ja sellepärast ongi vaja minna Jumala sõna juurde ja lugeda, kuniks need hirmud saavad kõrvale lükatud, need kogemused saavad kõrvale lükatud, need vale arusaamad saavad kõrvale lükatud. Ja see ongi see, millega väga sageli peabki tegelema kahjuks vahest mõnel puhul isegi kuude, isegi kuni aastate viisi, aga kui inimesed jäävad selle juurde, lõpuks saavad need asjad kõrvale lükatud. Inimene saab aru, tema saab uskuda ja kui tema usub, siis see ime sünnib. Ja Jeesus ütles, tütar, sinu usk on sind aidanud, ehk terveks teinud. Minul võib olla ka usk, mis teeb mind terveks. Mina võin saada samasuguse usu, nagu see oli selle veretõbi, selle naisel, ja minu usk toob mulle tervenemise, mida Jumal tahab mulle anda. Jeesus on kandnud minu haigus ja tõved ja ta pakub mulle seda tervenemist ja mul on vaja see usu läbi vastu võtta ja ma võin selle samasugune usu saada. Ja nüüd sa võtad need samad printsiibid, mida tema rakendas ja saad samasuguseid tulemusi. Sa ei ole küll täpselt samas positsioonis kui tema, tänu Jumalale. Me ei ole täna see, kes otsivad, me ei ole need, kes otsime Jeesuse kuube, me oleme Jeesuses Kristuses täna. Aga printsiip, kuidas usku kasutada kui sellist, on ikkagi sama. Usk räägib. Usk mõtiskleb. Usk on järele andmatu. Amen. Usk tuleb kuuldust. Amen. Ja siin on tegelikult see sama asi. Nüüd, kui me näeme seda, et usk on nii oluline ja need on üksikud kirjakohad, mida on veel väga sarnased, päris mitmed piiblis. Siia samasse juurde võime panna veel pimeda Bartimeuse, kellele Jeesus ütleb see väga sarnase fraasi, ütleb, mine, su usk on sind aidanud. Tegelikult põhimõtteliselt sama. Sinu usk on sind terveks teinud, sinu usk on sind aidanud. Nüüd ma arvan, et kui me näeme, et Jeesus rõhutab usku, siis see on põhjusega. Õnn ütleb, kas see on nüüd ainus asi, mida meil on vaja tervenemiseks. See ei ole tark alati öelda ühe asja kohta, et see on ainus asi. Vahest on vaja inimestel haarata mõningatest teistest asjadest kinni, et mõningad asjad funktsioneeriksid. Selleks, et usk toimiks, on olemas erinevaid ka takistusi ja põhjused, miks inimeste usk ei tööta. Ja me võib-olla nende asjadega hakkame tegelema. Samas selleks, et see usk võiks kasvada järjepidevalt, on vaja ka tööd teha. On vaja nii-öelda, et see töö ei ole niivõrd tegude küsimus, vaid see on sama just Jumala sõnakuulelik olemine. Aga vaatame korra Hebra 11.1. Nüüd üks tarkus veel, kui me räägime usust, on teada saada piibli põhjal, mis asi see usk on. Vast inimesed kasutavad ilusaid fraase ja võib-olla mõningi meist on kasutanud. Me oleme usuinimesed. Siis see tagali tähendab seda, et me käime ka pühapäeviti kirikus ja loeme vahest piiblit ja siis me oleme usuinimesed. Ja sageli inimesed ei anna selle aru, mis tähendaks, kui sa oled usuinimene. Sest mida räägib piibel, kui sa oled usuinimene, siis sa peaksid midagi sellist praktiseerima, mida piibel nimetab ka usuks. Amen. Piiblis või koguduses käimine pühapäeval, mis iganes päeval see parasjagu on, ei ole mitte vale asi. Aga see ei tähenda tingimata kohe, et igaüks, kes koguduses käib, on kohe usuinimene. Amen. Kas sa tead seda sellise kõrvalpõikena, et on võimalik aastaid kõigil koosolekutel kohal olla ja käia koguduses, kuulata hoolega jutlusi, teha isegi märkmeid ja ikkagi vaimulikult täiesti segaduses ja sassis olla.
küsin, mis asja, kas tõesti on võimalik? Saame aru, kogudusse tulemine ei muuda inimest, vaid see, mis ta teeb selle sõnaga, mis ta siin kuuleb, see on see, mis muudab tema. Ja see on väga suur vahe. Ja ma olen isegi näinud seda, vahest isegi kurb, mul on konkreetselt isegi üks inimene silme ees, kes ka käis meil nii hoolega ja igal kooslekul peaaegu kohale, ta oli vaimulikult täiesti sassis ja segaduses. Sest et ta oli mõningad olulised asjad jätnud tegemata, oma elus korda seadmata, ta ei võtnud korrigeeringut, ei võtnud nõuannet ja ta läks oma eluga täiesti metsa ja sassi. Kuni selle tasemeni, muidugi nii kaua, kui inimene maa peal elab, see võimalus on alati olemas, ta saab meelt parandada, aga inimene võib lõpetada isegi põrgus. Kas mõni kristlane, kes on, nagu öeldakse, koguduses käinud, võib lõpetada põrgus. Meil on piiblis kirjakohti ja viiteid sellele, et see on võimalik. Sest Jeesus ütleb neile, kes on isegi kurja vaime välja ajanud ja inimesi terveks teinud ja imed on sündinud nende kaudu, ta ütleb, et taganege minuste ülekohtu tegijad. Kas pole nii? See on võimalik. Nüüd tänu Jumalale, et see ei pea nii juhtuma. Aga see on teatud situatsioonis võimalik, et inimene, kes on käinud koos Jumalaga ja kes nii-öelda suhtub väga halvasti Jumala sõnasse ja tema hoiakud, suhtumised on väga valed, ta võib lõpetada tegelikult selles kohas, kus ta itse ei tahakski lõpetada. Okei. Nüüd, mis on usk? Heebrealastele 11.1 annab meile vastuse, mis on see usu inimene. Või võib-olla sa oled kuulnud ka mõningat sükest väljendit. Ma olen seda vahest sükse huumoriga vahest ise kasutanud, aga ma ei võta seda nagu tõsiselt, ei kasuta seda. Minu usk ei luba. Võib-olla oled vahest kuulnud sükest väljendit ka. Keegi inimene, ma ei tea, midagi ta ei tee siis ja ütleb, et minu usk ei luba. Nüüd, see ei ole päris korrektne piibli kontekstis väljend. Selles mõttes saame aru küll ja mõningad asjad, mida me ei taha teha ja mis ei ole õiged. Aga kui me vaatame, mismoodi piibel kirjeldab usku, siis selleks natuke korrektsem ikkagi jääda selle juurde, mismoodi Jumala sõna seda kirjeldab. Ja siin ta ütleb, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Nüüd, kui sa oled inimene, kes on elamas usus, siis sul peaks olema ka praegu millegi suhtes kindel usaldus. Ja samas sul peaks olema midagi, mida sa ootad. Otsa siin või? Ja samas sa oled selles veendunud. Sul on millegi suhtes kindel usaldus ja veendumus, mida sa ka tänasel päeval ei näe või ei saa katsuda või kogeda, ütleme, viie meelega. Millegi suhtes on sul veendunus olemas. No kõige lihtsam on see, et me võime öelda, et Jumal on olemas. No see on hea algus. Aga sa tead seda, et see muuseas ei pruugi inimesele päästet isegi tuua. Et inimene usub, et Jumal on olemas. Ka kurjad vaimud usuvad, et Jumal on olemas muuseas. Ma arvan, et nad tõsiselt usuvad ja värisevad, nagu piibel ütlebki seda tegelikult. Aga see ei ole piisav selleks, et see võiks elu muuta. Aga meil on vaja midagi veel konkreetsemat uskuda. Nii et selles mõttes on tark isegi küsida aeg-ajalt ka enda käest või mõelda oma südames. Kas ma olen midagi täna konkreetselt ootamas? Jätame need üldisemad asjad meelde. Ma usun et Jeesus on surnust üles äratatud. Ma usun, et Jeesus on minu issand, mis on väga olulised asjad küll. Aga on midagi konkreetselt praktilist, mida sa oled uskumas, mida sa oled ootamas. Amen? Piibel ütleb näiteks, andke siis antakse teile. Kui sa oled külvanud, sa oled ootamas, et sa võid näha lõikust. Sa oled uskumas, sa oled ootamas seda. Täna ei ole veel see lõikus sulle avalikuks saanud, aga siiski sa oled uskumas ja ootamas seda. Ja mingil hetkel see saab avalikuks, sa saad lõikama. Sa oled külvanud ja see ei ole niimoodi, et kui peale esimest kuud või teist midagi kohe ei toimu, siis see ei tööta või mis ei toimi. Ei, sa jääd selle juurde kindlaks, sa usud, et see, mis Jumala sõna ütles, see on jah ja amen. Kui piibel ütleb, et sa külvad, siis sa saad ka lõikama mitmekordselt. Ja ütled seda, ma usun seda. Amen. Või sa oled mingis suhtes uskumas tervenemist. Mingi konkreetse tervise asja suhtes. Sa oled võtnud seda sihikuna ette, ütled, isa, ma tänan sind, see, mis ma olen sinu käest uskunud, see sünnib mulle. See on minu oma, ma usun seda. Ma ei näe, ma ei tunne seda, aga ma olen siiski seda uskumas. See ongi usk. Sul on kindel usaldus selle vastu, mida sa ootad. Ja veendumus selles, mida sa ei näe. Tegeled asjadega pidevalt, mida sa ei näe. Ja usud neid. Amen. Nüüd teine asi, mis sa võisid selles veritabise naise loos näha, kui sul on tõeline usk,
siis et tõeline usk motiveerib sind ka tegutsema selle suunas. Üks asi on usu rääkimine, aga sageli on ka mõningad teod, nüüd mitte tiguteod, vaid teguteod, mida sa saad selle juures teha. Amen. Mis väljendavad sinu usku. Me näeme, veritõbine naine siis hakkas kõigepealt mõtlema ja ütlema, mida ta uskus. Usuteod on väga olulised asjad. Mõtle ja ütle, mida sa usud. Mõtle ja ütle, mida sa usud. Jumala sõna peaks selle aluseks olema. See ei ole lihtsalt see, et mina võtsin midagi pähe, nüüd ma hakkan seda mõtlema, nüüd ma hakkan seda ütlema. Ei, ma olen näinud seda Jumala sõnast. Jumala sõna kirjakohad, printsiibid ütlevad seda, et Jumal tahab, et see võiks sünnida minu elus, ma mõtlen ja ma ütlen seda. Seesama sõna, siis, mis on veritõbise naise kohta öeldud, ta mõtles korduvalt, me võime seda siis tõlkida, mõtles ja ütles korduvalt siis. Ja tegelikult ta ütleb siis eesti keeles, ta mõtles lihtsalt. Teised tõlked ütlevad, mõtles ja ütles korduvalt. See tegelikult on siis laiendatud tõlge, kui oleme täpsed, mis ütleb niimoodi. Sest ta mõtles ja ütles korduvalt. Niisiis, usk tegutseb millegi suunas. Ta mõtles ja ütles. Nüüd järgmine asi on see, et ta nagu öeldakse, uuris välja, kus on Jeesus. Ja läks otsis ta ülesse ja läks pressis sealt rahva hulgast läbi, et ta saaks kuulutada seda kuupäeva. Näeme, siis ta läks kuhugi kohta. Ta liikus kuhugi kohta. Nüüd mõni küsib, et kas imed või tervenemised on mingisuguses kohas. Nüüd siin on üks oluline asi, millest tuleb vahest aru saada. Jumal viibib kõikjal. Amen. Aga saame aru, vahest meil on vaja, nagu öeldakse, oma usu käivitamiseks minna kuhugi kohta. Näiteks ta ütleb, et kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsub enese juurde koguduse vanemad. Me näeme, kuidas see inimene ise peaks kutsuma. See ongi see, et tema käivitab oma usu sellega, et ta otsib välja, kuidas ma saaksin kutsuda selle koguduse vanemad. Saame aru, tol hetkel näiteks see ei olnud üldse lihtne. Neil ei olnud telefoni, neil ei olnud internetti, neil ei olnud mingisugused muid sidevahendid üldse olemas. Nad pidid kellegi kuskilt otsima välja, olles ise haiged. Kuidas nad selle kellegi juurde jõudsid, siis keegi pidi kas nende juurde tulema või nad pidid ise lausa minema selle kellegi teise juurde, kes võib-olla saaks kas minna või saata selle sõna või lausa ise füüsiliselt minema selle koguduse vanema juurde. Oled sa siin või? Olles isegi haige tolla. See, et nad pidid midagi tegema. Vahest sul on ka midagi vaja teha. Tähendab, sa astud oma mugavustsoonist välja. See ongi sama usu käivitamine. See midagi võib olla ühe inimese jaoks üks asi, teise inimese jaoks teine asi. See on vahest ka see, kus inimene, isegi see on üks ususamm, et inimene ütleb, pastor, kas sa võiksid minuga koos paluda, et ma usun, et kui me palume, siis ma saan terveks. See on ka ususamm. Mitte lihtsalt istuma mossis näoga ja kurva näoga, et äkki pastor märkab, äkki ta tuleb ja küsib mu käest, kas ma võiksin su eest paluda. See ei ole usk. Usk on see, ütleb, et on initsiaator. Ütleb, et palume koos, nõustume koos, me usume, et see lahendus tuleb. Usk tegutseb, usk ei ole passiivne, usk ei oota lihtsalt, et äkki tuleb mingisugune tore võimalus. Usk ei istu lihtsalt kuskil reas ja looda, et äkki läheb paremaks, ei tea, mis nüüd sünnib. Usk on kindel usaldus. Ja ta tegutseb selle suunas ja me näeme, kuidas usk on alati aktiivne. Ja siis me näeme, kui selle naise usk tegi teda terveks, siis ka sinu usk võib sind terveks teha. Kui ma nüüd tõin välja, siin on praegu 3 kirjakohta, neid kirjakohti on veel ja ma käin kindlasti selle sama teemaga seoses neid kirjakohti veel mitmeid kordi läbi, aga me näeme, et need inimesed siin nendes lugudes said terveks tänu oma usule. Esimeses loos oli siis, kus 2 pimedat oli, Jeesus ütleb, et teile sündigu teie usku mööda või vastavalt teie usule. Nad said terveks vastavalt nende usule. Me näeme, et usk põhjustas seda, et nad said terveks. Amen. Siis me näeme siin seesama mees, kelle poeg oli kurjast vaimust vaevatud. Tema poeg sai terveks, sai vabaks sellest kurjast vaimust tänu sellele, et tema uskus. Jeesus ütles, kõik on võimalik sellele, kes usub. Veritõbine naine sai terveks sellepärast, et tema uskus. Jeesus ütles, sinu usk on sind aidanud. Ja mõni küsib, et kas need olid kõige kesksemad asjad nendes lugudes. Kui sa vaatad seda rõhuasetust, siis hämmastaval kombel, et olid. Me näeme, kuidas usk on nende lugude väga keskne teema.
Ja me näeme, kuidas ilma liialdusteta ma võin öelda, Jeesus rõhutas usku seoses tervenemisega. Ja kui meie tänasel päeval rõhutame usku tervenemisega, siis me oleme tegemas mida Jeesuse tegusid. Amen. Ja kõige naljakam on see, et inimesed just seda tahavad ära peita. Just seda selle vastu seisavad ja ütlevad, see ei ole õige, need rõhutavad usku, see on liig ja see tekitab inimestele probleeme ja igast emotsioon. Ja inimesed, just kes on lasknud endale selle süüdistuse, hukkamõistu ja erinevad muud asjad sisse tulla, on need, kes seisavadki selle vastu. Ja mis juhtub, kui me ei rõhuta usku, me ei saa ka samasuguseid tulemusi, mida Jeesus sai. Kui me rõhutame usku, siis me saame tulemusi. Me peame asju tegema nii, nagu tema tegi ja usku rakendama samasuguseid printsiipe, saame samasuguseid tulemusi. Me ei saa lähtuda inimeste kogemustest, inimeste meeldivustest, inimeste tunnetest. Mitte see, et me sõidame kõigist üle, aga iva on selles, me peame jääma Jumala sõna juurde. Ja siis me saame tulemusi. Kui me ei jää selle juurde, me ei pruugi tulemusi saada. Niisiis, me näeme, et usk on oluline, me saame midagi teha, et seda usku kasvatada. Me saame midagi teha, et sinu usk võiks sind terveks teha. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Aga täna ma võtan siin selle kokku ja see on siis usk tervenemiseks. Amen. Esimene osa ja lähme järgmisel korral selle sama teemaga edasi.